Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Täna öösel korraldasid venelased massiivse rünnaku Ukrainale, pihta said nii pealinn Kiiev kui ka Odessa ja teisedki paigad. Meil on stuudios vaatleja Raivo Vare, tere päevast! Tere päevast! No, Ukraina president tegelikult hoiatas, et venelaste suurem rünnak võib tulla ja arvati, et see tuleb eile öösel. Aga eile hommikul oli olukord veel rahulik, tuli täna. Kas see märgib nüüd selle lihavõtte rahu, mida õigupoolest eriti ei olnudki või selle lihavõtte rahu lõppu? Ei märgi, tegelikult seda rahu õieti ei olnudki, nii et selles mõttes oli see kõik üks suur mäng ainult Vene poole pealt ja võib-olla me hindasime seda üle. Teiseks see rünnak, mis nüüd Kiievile toimus, oli ballistikaga, mis selgelt kasutab ära seda, et Ukrainal on praegu raskusi ballistikavastaste meetmete rakendamisega, lihtsalt ei jätku rakette, sõna otseses mõttes ballistiliste rakettide mahavõtmiseks. Ja esimene rünnakulaine, mis eelmine oli, võeti ju kõik raketid peale ühe maha, aga seekord enam ei saanud. Ja ballistiline rakett ainukene, mis ründas, võeti ka maha. Aga nüüd tuli neid korraga ja palju ja seda enam ei suutnud. Ehk siis näitab ka kätte, et Ukrainal on ka raske. Ja venelased kasutavad seda ära. Ja venelased kasutavad seda selleks, et korraga survestada Ukrainat, survestada diplomaatiliste võimalike läbirääkimiste, mis on ju tulemas, me sellest ilmselt räägime, uuesti üles seda kulgu, oma kätt tugevdada koos selle pealetungi katsega tervel rindel, mida nad ka praegu harrastavad. Ja tegelikult kolmandaks on see tegelikult otseselt kahju tekitamine, maksimaalne kahju tekitamine ja näitamine, et ei saa ikka. Te ei suuda vastu panna, et meil on kaardid Trumpi terminoloogias, eks ole, et venelastel on käes kaardid, aga ukrainistel neid piisavalt ei ole. Sest vahepeal Ukraina on suutnud luua ka imagoloogiliselt täiesti uue pildi seoses eelkõige, ma isegi ütleks, et Pärsia lahe sõjaga ja drooni teemaga, drooni kaitse ja ründedrooni teemaga, aga eelkõige drooni kaitse teemaga, mida ju isegi Ameerikast ei ole suutnud korralikult seal läbi viia ja nende liitlased. Ja nüüd oli vaja tasakaalustada sõnumit laiemalt ja see on üks nendest. Ja see, et see on tsiviilelanikkonna inimeste eluga, see ei huvita kedagi. Peale selle nad on ka suurendanud aeg-ajalt nüüd lainetena viimastel päevadel neid pommidega, liikuvate pommidega või isesuunatavate pommidega on pommitatud rindelähedasi piirkondi ja ka tsiviiltaristud sealhulgas. No, Ukraina president ongi Itaalias ja nende kohtumiste kohta on sealgi öeldud, et Ukraina sisuliselt tõepoolest, nagu sa just ütlesid, on loomas sellist Euroopa alternatiivset kaitsetööstust. No see on nagu mingi uus allianss. Luuakse ühisettevõtteid sellisel põhimõttel, et kapital tuleb Euroopast, koostootmine. Ukrainlased katsetavad, sest selles maailmas, tehnoloogia maailmas on väga tähtis lahingkatsetused ja ukrainlastel on see kogu aeg toimunud, nende areng ongi toimunud läbi lahingkatsetuste pideva täiustamise, toodangu täiustamise nende tulemusena, mida eurooplastel pole ju võimalik ja teistel olnud tegelikult. Ja siis see toodang ise, ükskõik kus teda toodetakse siin või sealpool, aga selle toodangu jagamine toimub. Ehk siis Euroopat sisuliselt saab endale kiirendatud korras, Euroopa partnerid saavad endale uued mudelid droonidest eelkõige, mis tegelikult on töökindlad ja mis on ennast tõestanud juba lahingus. Ja vastane on ju üks, nii et igati tark strateegiline lähenemine. Ukraina jaoks on see poliitiline kasu. Ja see on ka majanduslik kasu, sest endal nii-öelda finantsvõimekus on piiratud ja tehnoloogiline võimendus, mille nad saavad partneritelt, on ka teretulnud, aga teistpidi nad saavad olla kasulikud, nad saavad ennast näidata, nii nagu nad sõlmisid terve rea lepinguid Pärsia lahe riikidega ja sealhulgas ka Saudi Araabiaga, mille pea isegi lausa Trump natukene pahandas, nii et see näitab, et neil on teatud initsiatiiv. See ajahetk on väga oskuslikult valitud ja Zelenski ja tema meeskond on kasutanud selle aja akna nii-öelda praegu hetkel ära. Mida või millal võiks tulla ja mida oodata ikkagi Ukraina rahuläbirääkimistest? Et sellest praegu väga vähe räägitakse, et seda nagu üldiselt ei toimu, aga samal ajal ametnikud ikkagi kusagil toimetavad. Ei, toimetavad ja tegelikult tasuks tähele panna ka paari asjaolu. Esiteks seda, et läbirääkijad on kes? On Vitkov ja Kushner, keda siis praegu kasutati hoopiski Islamabadis Iraaniga läbirääkimistel koos J.D. Vance'iga
Ja kohe, kui selgus, et J.D. Vance on see, kes läheb Islamabadi ja samal ajal ta veel ütles inetuid asju Ukraina kohta, siis selle peale president Zelenski kutsus ta kohe külla. Ja tegelikult on hakatud teatud mõttes nii-öelda Vance'i ka sisse tõmbamas. Tundub, et on kujunenud välja teatud tuumik, kuhu kuulub veel ka Rubio, kes siis tegelikult Ameerika poole pealt, administratsiooni poole pealt, kes sellega nii-öelda peaksid tegelema. Aga kuna praegu Pärsia lahe sõda hõivab kõik selle tähelepanu ja jõupingutused suuresti, siis lihtsalt Ukraina jaoks on vähem aega jäänud selle Ukrainaga tegelemiseks. Aga nüüd tundub, et hakkab jälle tagasi see teema vaikselt üles kerkima ja Ukrainas seda ka selgelt omalt poolt toetavad. Aga venelased teevad kõik endast olenevad, et ka kasutada seda võimalust täna, mis neile avanud on aken ja nad räägivad sellest, et ei olegi vaja midagi pikalt rääkida, et eks ole kaks asja. Esiteks mitte ühtegi lääne sõdurit Ukraina territooriumile ja teiseks andke Donbass meile niisama ära, see, mis on Ukraina käes suur võimas kaitsekompleksi joon, kus elab üle 200 000 inimese. Ja kui see ära anda, siis Zelenski ütles ka otse välja, et siis on ju järgmine samm on, eks ole, kuna sellele järgnev nii-öelda lage maa sisuliselt on kaitsmatu suure massiivse rünnaku korral, siis järgneb varem või hiljem uus rünnak ja me ei saa seda sellepärast teha. Ja teiseks muidugi vaidlused käivad praegu ka läbirääkimistel on mõtet siis, kui ka jõutakse teatud selgusele omavahel ja praegu siis nii-öelda Ukraina poole pealt vaadates ei ole veel selgust julgeoleku garantiide suhtes, mida peaks siis Ameerika Ühendriigid andma. Ja kuni see asi ei ole paigas, siis ei ole mõtet ka kõikidest muudest asjadest rääkida. Ja kolmandaks, väga paljud muud asjad muuses on tegelikult printsipiaalsel tasandil juba vist enam-vähem nagu kokku lepitud. Tuletan meelde, et need delegatsioonide kohtumised 2 raundi, kus olid tehnilised delegatsioonid sisuliselt, seal ju jõuti tegelikult tehniliste detailideni juhuks, kui me jõuame vaherahuni ja tekib nii-öelda vaherahu joon ja kuidas seda majandada ja kuidas seda kontrollida. Tegelikult seal juba jõuti kuhugi. Nii et ütleme niimoodi, et praegu on natukene pall ka ameeriklaste taga ja Pärsia lahe sõja taga. Kui palju praegu Ukraina ikkagi venelaste naftataristut ründab, et mõned nädalad tagasi me rääkisime aktiivsetest rünnakutest meie piirkonnas olevatele sadamatele. Tänasest ööst on teada rünnak Tuapseele, aga et milline see pilt praegu on, et kas ta meie piirkonnas olevaid sadamaid praegu ei ründa või sellest kõigest lihtsalt ei räägita nii palju? Ei, tegelikult on see, kui me vaatame, siis on teatud muster seal. Esiteks alustame see strateegilisest mustrist. Strateegiline muster, mida ukrainlased praegu ilmselgelt rakendavad, on selline, et nad kordamööda pommitavad põhilisi Vene nafta ekspordi ja naftatoodete ekspordi inglise keeles on väljend outlet, see on siis neid kohti, kust kaudu see eksport toimib. Ehk siis sadampiirkondi ning samuti sinna viivaid torujuhtmeid, transpordisõlmi ja ülepumpamisjaamasid ja ka hoidlaid. Ja nad teevad seda kordamööda. Nüüd Balti nurgas tehti see asi ära Soome lahes, eks ole, see on hästi suur tükk. Nüüd natukeseks tähelepanu pööratakse lõunasse. Miks? Sellepärast, et sealt suunati meie poolt seoses nende kahjustustega suunati osa toornaftavoost suunati ju ümber lõuna sadamatesse, Mustamere sadamatesse, Vene omadesse. Nüüd tuleb neid pommitada. Ja pluss siis pommitatakse väga targalt ka tehaseid, kellega need konkreetsed ekspordipunktid või sadama võimalused, terminalid on seotud. Üks on, eks ole, meil pommitati kõiki 5 olulist tehast. Kõiki, ma rõhutan seda, see on Nižni Novgorod, see on Moskva ja Rjazan vähem ja Kiriši eelkõige, võib-olla isegi kõige rohkem, mis on valus, sest sealt on nii toru kui ka isiklik rahakott kellelgi Kremlis. Siis see tähendab seda, et nad tegelikult teevad sama asja nüüd lõunapoolsete tehastega, mis on orienteeritud Mustamere nii-öelda suunas. Ja tegelikult võtavad korraga maha nii ekspordi kui ka sisetarbimist mõjutavad võimsused. Nii et, ja kordamööda, kõige jaoks ei jätku ka jõudu, see on keeruline operatsioon, selle ettevalmistamine, kõik võtab aega, kordamööda tehakse ja nad on enne ka seda veel teinud. Teine moment sellest mustris on see, et see kordus tuleb. See ei ole nii, et nüüd ühe korra pommitasime ära ja siis unustame ära. Ei, lastakse näiteks tehastes need remonditööd ära teha ja tullakse uuesti. Ja kogu aeg ka laiendatakse, nagu me paneme tähele ka seda ulatust. Ehk siis on tekkinud sellised võimalused Ukrainal, et ta lennutab neid droone mitte ainult 700 kilomeetri peale, vaid lennutab juba 1700 kilomeetri peale. Ja see tekitab veel omakorda uue olukorra venelaste jaoks, mida kaitsta, mida mitte, kus olla ja nii edasi. Ja see on tegelikult väga hea strateegia ja tegelikult selle tulemus on see, et nüüd räägime jälle Pärsia sõjast.
või Pärsia lahe sõjast. Nimelt seoses sellega tekkinud naftahindade kasv ja naftatarnete katkestus on tekitanud teatud sellise eufooriaga Venemaal, et nüüd me saame rohkem raha ja saame oma sama ekspordi eest, mis neil ju liigub igasuguseid kanaleid pidi. Ja loodeti ka, et sanktsioone ei panda uuesti peale, mida aga tehakse. Aga ukrainlased võtsid osa sellest võimsusest füüsilisest ekspordiks maha. Ja teiseks, mis veel huvitav on see, et hinnad ikkagi kasvasid. Ja nüüd möödunud kuu, ehk siis märtsikuu tulemused on ju tegelikult juba teada. Venemaa teenis nafta ja naftatoodete, nüüd põhiliselt küll juba jäänud ainult nafta ekspordist 19 miljardit, kuigi kogused tõepoolest Ukraina tegevuse tõttu vähenesid. Aga see raha kasvas 4,8 miljardit võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ehk siis see hinnatõus praegu Venemaale rahaliselt kompenseerib ärajäävad kogused. Kuid need ärajäävad kogused hakkavad survestama veel allapoole seda tootmisvõimsusi ja üldse nafta tootmist ja nafta eksporti, mis on hea uudis ka tuleviku jaoks. Ja teiseks, ega need hinnad lõpmatuseni seal üleval ei ole. Ja kolmandaks muidugi, kui palju suudetakse rakendada nüüd sanktsioone niimoodi, et ei lasta nii vabalt nagu vahepeal oli müüa, sest tuletan meelde, et Trump anti siis kuuks ajaks ajutise loa müüa juba pardal olevad ja merel loksuvad kogused maha venelastel ja ka iraanlastel muuses. Ja nüüd ta võttis selle loa jälle lõpetas ära, nii et see jällegi lööb ka selle hinna nii-öelda komponendi allapoole, sest nii kogused vähenevad järsult kui ka hinda enam ei saa sellisel viisil võtta. No sadamete tõesti seda, et sadamate taastamine võtab aega, selle tõenduseks on kas või see, kui me vaatame siit kas või Eesti piirist teatavatest kohtadest merele, kus paistavad siiski ära need seisvad venelaste tankerid. Ja muidugi, sellepärast, et lihtsalt ei ole võimalik laadida. Mingid laadimisvõimsused on säilinud, aga see kogus, mida laaditakse peale, on nüüd 2,5-kordselt väiksem, kui ta muidu oleks olnud. Ja see tähendab seda, et nad lihtsalt ei saa nii palju laevu kasutada ja samal ajal, kui need tankerid siin juba on, siis neid tühjalt kuhugi mujale viia ka ei tasu. Ja nad sisuliselt ootavad oma järjekorda ja nüüd kui kaua ja mis sellega kõik kaasneb, see on eraldi teema. Need tegelikult võiks ka neid survestada, aga neid tegelikult ju ei survestata. Mis Ukraina rindel toimub, et kas seal on ka mingeid liikumisi? No ikka on. Venelased on üritanud juba pikemat aega mingisugust suuremat pealetungi aktsiooni. Neil enamuses suundadesse väga ei ole õnnestunud. Ukraina väga tark Ukraina-poolne oma nii-öelda uuema relvastuse, eelkõige droonidega tekitatud surmatsooni nii-öelda ärakasutamine, nõndanimelt surmatsooni ärakasutamine on tekitanud olukorra, kus ka katsed on tegelikult suuremalt jaolt läbi kukkunud, aga siiski Donbassis nad üritavad jätkuvalt, sest see on neile nii-öelda poliitiline ülesanne Kremli poolt ka ja nad igal juhul proovivad seal midagi teha. Aga see läheb väga visalt ja neil on päris jälle kasvanud ju kaotused ka sellega seoses. Samal ajal nad on natukene saanud endale juurde maad ka põhjas, Suumi oblastis, nad jätkavad survestamist Harkovi oblastis, see on siis vastav Venemaad seal põhja pool, eks ole, ja põhiline tegevus toimub Donbassi ümber ja seal tegelikult ka Ukraina vahepeal olnud edukas vasturünnak on nüüd natukeseks takerdunud. Nii et on mõnes mõttes siis jällegi niisugune, ma ei saa öelda, et mingisugune seisak, aga aktiivselt mingit tegevust ikka toimub, aga see ei ole päris see, mida arvati, et võib juhtuda. Mis võib saada lähipäevil, nädalatel, kuudel Ormusi väinas? Kes seda teab, eks ole, terve maailm praegu tegelikult tegeleb panustamisega sellele ja mängurlusega sellega seoses. Täna on ikkagi pilt selline, et Iraan tegi käigu, mida kõik kartsid alguses ja sulges sisuliselt rõhutan seda, vormiliselt ju tegelikult ei teinud päris nii, aga sisuliselt sulges Ormusi väina läbipääsu suuremale osale sellest voost, mis sealt läbi liikus ja sealt liikus headel aegadel 130 laeva päevas. Täna, eks ole, vahepeal liikus 1-2 laeva, nüüd täna siis ei saa üldse enam aru palju liigub, eks ole, kuni 20 laeva, aga hetk tagasi, aga nüüd, mis ameeriklased tegi, Trump tegi vastu blokaadi selle lahe suudmes Araabia merel
ja tegelikult pööras juba 6 tankerit tagasi, ühte veel 2 korda kogunisti ja tegelikult teatas, et ta kõiki tankerid blokeerib, kaasa arvatud ka Iraani soositud Hiinale mõeldud tankereid, mitte ainult Iraani enda omi. Pluss ta tühistas nii nagu venelastelegi antud ajutise loa selle nafta müümiseks, mis iraanlastel juba oli nii-öelda pardale jõudnud ja see tähendab seda, et tegelikult Iraanil hakkavad kuhjuma raskused ja nad peavad hakkama sulgema oma tootmist. Ma räägin pumpamise kontekstis, mis tähendab omakorda seda, et kui nad seda tegema on sunnitud, siis nagu venelasedki neil kukubki see tootmine ja nad hakkavad veel vähem ka tulevikus saama raha. Nii et see oli jõuline vastukäik praegu. Ja kas edasi, kuidas see mõjub? Hetkel turud hindavad seda niimoodi, nii toorme kui finantsturud hindavad seda niimoodi, et see on märk sellest, et seda hakkab varsti lõppema ja sellepärast nagu hinnad hakkasid alla jälle minema. Aga kas see nii on? Seda me ei tea, sest tegelikult Iraani nii-öelda valmisolek on läbi rääkida tekkinud juba selle survestamise ja kõige tulemusena. Aga see läbirääkimiste valmisolek on väga selline õhkõrn ja väga põhimõttelistes küsimustes, mis on kõikide asjade alus. See on tuumaraketi võimekus eelkõige. Ja see sama Hormuzi väina nii-öelda tuluks pööramine ja enda kontrolli alla mingil määral võtmine, sealt raha teenimine. Need on kohad, kus veel kokkuleppeid ei ole. Ja kas need ja millal need saavutatakse ei ole kindel, pluss kui palju suudetakse seejuures ka sõjategevust tegelikult peatada. No praegu räägitakse, et on lootus, et seda 2 nädalast vaherahu läbirääkimiste jaoks pikendatakse. Aga me ju ei tea seda. Ja pealekaupa me ei tea kunagi ka teise poole käitumist, sest olgem ausad, tõenäoliselt Iisraelile ei ole see kasulik. Ja Ameerika puhul tulete meelde, et enne Alaskat oli ju see seisukoht, et läbirääkimisteks venelastega on Ukraina sõjas vaja ka vaherahu. Eks ole, Ameerika oli ka sellel seisukohal nagu Ukrainagi, aga mis juhtus? Pärast Alaskat Ameerika loobus sellest nõudmisest ja ukrainlaste tapmine käib Vene poolt edasi, mingid läbirääkimisi ikka veel pole õieti toimunud. Nii et me ei tea, kuidas ka Iraanis nüüd sellega võib minna. Asi, mis vajab ka tõesti selgitamist praegu on, mis seis on Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimistel, mille puhul üks pool ütleb, et ei ole kuulnudki. No sellega on nüüd selline lugu, et tegelikult on Iisraeli fundamentaalne huvi on kõrvuti ükskõik mil viisil oma peavastase ja ka peaohu ehk Iraani nõrgestamine ükskõik mis vahenditega, mis natukene segab pilti ka selles sõjakontekstis. Teine teema on tema jaoks on Hezbollahst vabanemine 100% või vähemalt nii palju kui võimalik. 2 asjas. Esiteks on Litania jõeni lükata puhvertsoon selleks, et valdav osa Hezbollah kasutatavast raketi tulistamisvarustusest ei ulatuks Iisraeli või peaaegu ei ulatuks Iisraeli, et oleks lihtsamalt kaitstav oma territooriumi inimesed. Punkt 1. Punkt 2. Et on vaja tekitada olukord, kus Hezbollah, mis tegelikult on riigis praegu Liibanonis ja mida Liibanoni valitsus ei kontrolli ja mis tegelikult teeb teatud mõttes koostööd valitsusega, aga on täiesti omaette nähtus ja on relvastatud jõud, armee, sisuliselt mitmekümne 000 pealine ja hästi varustatud, et see muutuks poliitiliseks jõuks, et ta läheks nii-öelda parlamentaarseks ära, muutuks, teiseneks. Ja selleks on vaja omakorda koostööd Liibanoni valitsusega ja selle jaoks Iisrael on näinud ette, et Liibanoni valitsus peaks astuma omalt poolt samme vastu. Liibanoni valitsus ei ole seda veel teinud. Ühtepidi ta ei saa Hezbollahst jagu ja kardab, teistpidi ta tegelikult ikkagi ei ole valmis praegu tegema selles ulatuses koostööd Iisraeliga nagu vaja ja tunnustama Iisraeli nii-öelda huve 100% nagu tegelikult see skeem ette näeb. Ja mida Iisrael teeb? Selle suure Pärsia lahe sõja varjus siis survestab seda Liibanoni ja Hezbollahd edasi, aga kahjuks valitsusega läbirääkimiste puhul on tõesti raske öelda, mis seal toimuma hakkab, sest ma saan sellest valitsusest ka aru, ta on nagu 2 kõva kivi vahele sattunud. Ma veel korraks tuleksid tagasi Iraani juurde, et tegelikult selle konflikti algusest peale on kogu aeg räägitud asjaolust, et ühel hetkel Iraanil ei ole jõudu enam sellisel moel rünnata. Elu on läinud mitu nädalat edasi ja tal on jõudu. Et kas seda hinnatakse, seda Iraani võimekust vastu rünnata ja agressiivselt rünnata, kas me hindame seda valesti või kas see lääne analüütikud hindavad seda valesti? No tuletan meelde, et pärast pommitamisi leiti, et Iraanil on säilinud ainult 1/3 raketivõimsusest. Nüüd selgus juba luurete ettekannetest, et on üle poole veel alles.
jah, on kannatada saanud, aga veel on võimekust. Teiseks on tegu fanaatikutega, kellel on ka omad huvid, ka majanduslikud huvid, sest revolutsioonikaitsekorpuse või nõndanimelt kaardiväelaste huvi on tegelikult mitte ainult nii-öelda ideoloogiline, vaid ka majanduslik. Nad kontrollivad üle 40% selle suhteliselt suure riigi 92 miljonilise elanikuga riigi majandusest. Loomulikult nad saavad aru, et kui hakkavad muudatust pihta, siis mingil hetkel võivad sellest kõigest ilma jääda ja kolmandaks on seal väga palju ka seda detsentraliseerimist toimunud. Me ei tea, mis sellega kaasneb, eriti droonide osas, sellepärast et droonidega nii-öelda seal põhimõtteliselt saavad opereerida väga paljud üksused ja väga palju väga erinevaid neid. Ja kuni ei teki lõhet sellistes režiimides nagu Iraan autokraatikus režiimis, aga ka teistel, kuni ei teki lõhet eliidis ja seda samal ajal ei survesta altpoolt tulev tänavasurve, ehk siis rahulolematus rahva hulgas, nii kaua tegelikult seal väga palju muutusi ei pruugi tulla. Ja seal käib hoopis mingi teine mäng. Jah, näiteks parlamendi spiiker on siin läbirääkimistel oli, eks ole, nagu delegatsiooni juht, aga samas oli selgelt näha, et ta delegatsiooni juht sisulist ei ole. Ta on nii-öelda esindusnägu. Aga kes on üldse? Kes need ikka tegelikult otsustavad? Tõenäoliselt revolutsioonilise kaardiväe kindralid praegu tundub olevat ja kui palju nendega on võimalik teha kokkulepped ei ole selge. Küll aga on Lääne koalitsioon praegu väga selgelt tegelenud sellega, et pommitanud just nende varasid. Sellest vähe räägitakse, aga just neile kuuluvaid objekte, majanduslikke objekte, kaasa arvatud tsiviilobjekte nagu metallurgiatehased. Nii et võib-olla see ikkagi kuhugi maikuus jõuab, aga veel kord üks asi on vaherahu ja ebakindlus, mis siis sellel väinal liikuvate laevade jaoks säilub ja mis tähendab omakorda, et ikkagi on tarneraskused ja on nii-öelda hinna tõstmise argumendid alles ja teiseks on see, et tegelikult see võtab aega. Detailideni minek alati võtab palju rohkem aega, kui meil meeldib, isegi kui printsipiaalselt kokku lepitakse, aga vähemalt hea uudis Eesti rahvale on see, et kui põhimõtteline kokkulepe peaks saavutatama, siis muidugi hinnad järsult kukuvad igal juhul, aga need järelmid, mis on tehnilist laadi ja millest siin aega ei ole rääkida, need kestavad veel väga tükk aega, kuid ja isegi võib-olla mõni aastaid nagu gaasi puhul Kataris. Raivo Vare, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris uuel nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.